ega veel hakka. On üks koht, kus mängud ei lakka. On üks koht, kus on oma seadus. Siin ei õpita jonnitead. Selles majas püsigu head. Paha tuu jooks ukse eest taba. Rõõmus meel siin sisse saab vabalt. On üks koht, kus iganes hakka. On üks koht, kus mängud ei lakka. Ainult koolis ollakse vakka. Siin ei tuntagi üksinda. Siin on sõprus, siin on lust. Tere, kallid külalised! Tallinna Järveotsa laste on väga hea meel näha, et olete täna tulnud meie laste taasavamisele. Palume selle toreda sündmuse puhul meie juurde härra linnapea Mihhail Kõlvar, abilinnapea Vadim Belostrovtsev, linnaosavanem Aleksei Janov, haridusameti juhataja Andres Paila ja Tallinna Järveotsa lasteaia direktor Merita Vatski. Tervitada ja tänada Tallinna Järveotsa lasteaia lapsed. Lapsed, palun! No ja täita lastega, kui olev tahab olemist ja tulevikku tulemist. Ma tulen täita lastega, ma omaenda lastega. Aha, ja nüüd me laulame. Me oleme jälle oma lasteaias. Te olete valmis, lapsed? Jaa!
leida endale. Tule meile külla, sind me ootame. Muinasjutumaale läheme kõik koos. Laulame ja tantsime, olles mänguhoos. Ja nüüd me lehvitame, me plaksutame ja patsutame. Palju õnne lauad, toolid, iga lapse nagi. Õnne, kallid töötajad ja õpetajad, teile soovime. Väikesed ja suured põnnid kõigist hoolime. Palju õnne, lasteaiamaja! Me palume lauale Tallinna Järveotsa lasteaia direktori Merit Zavatski. Tere, kallid külalised. Tere, lugupeetud linnapea Mihhail Kõlvart, linnaosavanem Oleg Siljanov ja abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Meie lasteaia perel on siiras hea meel olla tagasi oma majas. Selle pika protsessi tulemusena on valminud kaasaegne mitmekülgsete võimalustega ja lapsesõbralik lasteaed, kus on võimalik käia hullamas, jooksmas spordisaalis, ujumas, väikestele kokkadel toimetada lasteköögis, kunstilembelistel luua kunsti kaunite kunstide ruumis ning nutikatel toimetada nutikalt. Personalile on loodud võimalused kaasaegse töökeskkonnaks, loovaks tegutsemiseks. Võimalus on pidada nõupidamisi nõupidamiste ruumis, mida on lihtsate võtetega võimalik kohendada puhkeruumiks. Kõikides rühmaruumides on loodud võimalus projektori või digitahvli kasutamiseks. Mängulusti on juurde toodud ka õuealale, kus on mitmeid uusi mänguatraktsioone, loodud väike mäeke, kus on talvisel ajal võimalik kelguga alla lasta ja suvel lihtsalt liumäest. Igal rühmal on oma varjualune, kuhu pugeda peitu kuuma päikese, viluda tuule või vihmasabina eest ning toimetada toredate õuetegevustega. Lastevanematel on taas kord võimalus tuua oma väikesed mudilased kodulähedasse lasteaeda, kus nad teavad, et enda lapsed on oodatud. Võetakse vastu särasilmselt ning neil on päevad täis põnevaid tegemisi. Suured tänud, et Tallinna linn on võtnud ette suure protsessi ning seab korda kõik meie lasteaiad. Seega anname sõna härra linnapeale Mihhail Kõlvartile. Lugupeetud direktor, head sõbrad, ka mul on väga hea meel, et te olete jälle oma lasteaias ja mina olen teie lasteaias külas. Peab tunnistama, et alates esimesest aastast linnavalitsuses, kui ma töötasin abilinnapea ametikohal, muidu ka siis mõni lugupeetud asutuse juht pöördudes minu poole ütles linnapea ja eriti oli see
pingeline siis, kui linnapea ka saalis istus. Aga täna ma arvan, et see ei tekita väga palju emotsioone. Mis aga tekitab emotsioone, on see, et mulle tundub, et olete õnnelikud, et olete tagasi, et maja on valmis. Üks asi ei ole veel valmis, mida ma just praegu sain teada. Päikesepaneelid ei tööta veel, aga ma olen kindel, et teil on piisavalt südamesoojust, et seda kompenseerida ja Tallinna linnal on piisavalt ressurssi, et kompenseerida elektri hinna tõusu. Ja ma kahjuks ei ole veel jõudnud teha ringi ja vaadata, kuidas see lasteaed praegu näeb välja. Aga kõige tähtsam on see, et lapsed on tagasi, lapsed näevad, et see ümbritsev keskkond on teistmoodi ja kui nemad on rahul, kui nemad tajuvad, et see keskkond on parem, et on rohkem värve, et on see mugavam ja kindlasti see toob ka laiema pilti sellest, missugused on tegelikult võimalused. Ja see ongi kõige tähtsam, et lastel oleks laiem maailmapilt, kus oleks rohkem värve ja võimalusi. See omakorda loob võimalusi ka unistada julgemalt, et see maailm, kuhu nad soovivad jõuda, oleks veel suurem ja veel huvitavam. Ja see ongi meie täiskasvanute inimeste kohustus, et luua seda platvormi, et lapsed julgeksid unistada. Ja unistada nii, et meie maailm tänu just nende unistustele kunagi tulevikuks oleks veel parem. Ja see parem maailm peaks olema loomulikult roheline, nagu ka meie pealinn. Seos sellega ka esimene kingitus, mis ei ole väga originaalne, aga ma arvan, et sellest on igas majas kasu. See peakski sümboliseerima Tallinna rohelise kontseptsiooni. Ja ka antud juhul ei ole ju tähtis see ideoloogiline või tehnoloogiline taust, vaid see, et lapsed alati näeksid, et igal pool on rohelisus, et õhk oleks puhas ja vesi oleks alati puhas. Ja see olekski ka see väike sümbol. Ma vist direktorile kätte seda ei anna. Et kuna iga kord ma tulen koos kolleegidega ja siis panin tähele, et mõnikord kolleegid toovad suurema kimbu kui mina, siis seekord ma arvasin, et ja tuleb välja, et ei suudnudki keegi suurema tuua. Ja väike kingitus ka. Antud juhul ma muidugi näen, et linnaosa vanemal on suurem ja uhkem kingitus, aga no temaga me siis pärast arutame selle. Ja kingitused lastele ka. Ja mitte ainult lastele, vaid ka õpetajatele. Vihmakeebid õpetajatele ja helpurid siis lastele. Et ma arvan, et ka sellele te leiate rakendust. Aga viimane asi, mida ma pean tunnistama, et küll on palju üritusi, kus linnapea osaleb, aga lasteaias üritus on alati see koht, kus sa seda energiat võtad endale juurde, saad ennast laadida. Et sest lapsed annavad energiat ja mis on veel tähtis, et inimesed, kes on siin töötavad, on alati positiivse energiaga. Ja tavaliselt peale üritust kooki pakutakse ka. Aga seekord kahjuks tööülesannet mind ootavad ja ma ei saa teiega ürituse lõpuni viibida. Aga ma soovin teile õnne, et
ma loodan, et see uus keskkond annab teile suurema potentsiaali loominguks ja seda südamesoojust teile alati jätkub nii lastele kui ka endale. Aitäh! Abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Aitäh! Väga pikalt ei räägi, lugupeetud proua direktor, austatud koolipere, head kolleegid ja külalised. Tere, lapsed! Здравствуйте! Здравствуйте, дети! Здравствуйте! 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 Ma üritan praegu meelde tuletada, et millal see oli vist 3 aastat tagasi, kui me kohtusime siin esimest korda ja hakkasime rääkima sellest, et see maja nagu peaks remonti minema. Ja mul on lihtsalt hea meel, et see saigi nii kiiresti tehtud, et koolipere töötas siis aktiivselt koostöös Haridusametiga, koostöös Linnavaraametiga, ehitajatega ja päeva lõpus mul on nüüd direktorilt üks küsimus, nagu kas on see nagu, mida koolipere tahtis? See vastab ootustele, lootustele. Ja, väga hea. Дети, вам понравился детский сад новый? Лучше, чем было? Да. Очень понравился. Тогда хорошо, если очень понравился. Значит, мы все сделали правильно, и мы молодцы, вы молодцы. И просто хочется пожелать вам долгих лет процветания в этом детском саду. Ma paluks proua direktorit siia loomulikult. Ja tänan selle koostöö eest. Nüüd anname sõna Haberisti linnaosavanem Oleg Siljanovile. Tere kõigile ka minu poolt. Mul on väga hea meel, et Järveotsa lasteaed sai valmis. See on väga kaua oodatud objekt. Ja ausalt öeldes siin paar nädalat tagasi mulle väga palju kirjutati ja küsiti, millal see avamine ikkagi tuleb. Aga see ootamine oli seda väärt. Ja nüüd lapsed, lapsevanemad, õpetajad saavad nendele uued, uhked, ilusad, avarad, kaasaegsed ruume. Ja ka direktor ei pea enam mõtlema, kus kohas ta saab rahalised vahendid selleks, et kiiremas korras remontida kas katus või fassaadi. Ja ma vaatasin, et teil on väga ilus hoov ja väga palju erinevat mänguelementi seal. Aga meil kõrval siin Järveotsa 15A sai valmis ka meie mänguvälja. Et teie lapsed on sinna väga oodatud. Aga mis siin ikka? Suured tänu teile. Ja aitäh, et pidasite vastu, see oli kindlasti keeruline aeg ja kindlasti ka meie poolt väike, väga väike kingitus. Palju õnne teile! Nii, aga Oleg, me tahame teile ka väikese tänu üle anda. Ja nüüd me soovime tänada OÜ Norlin ehitus. Ja, keegi on või ei ole? Meil on soov tänada arhitektibürood Novatur. Siis Tallinna Järveotsa hoolikogu esinaine Angela Õige. Täname laste vanemaid.
смеется детский сад, чудесная страна. Радужными красками расписана она. Здесь звенит повсюду веселый детский смех. А дальше вместе. Наш любимый детский сад, он открыт для всех.